Tere tulemast minu YouTube'i kanalile Armastuse maagia. Mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja inimestele, kes siis võivad tunda ennast halvasti. Neil võib olla ärevus või mis iganes. Igatahes minu missioon on see, et kõik inimesed oleksid terved ja õnnelikud. Täna ma jagan sulle sellist asja, mis on nagu ülisuur blokeering meie energiates ja mis tekitab väga suurt eluraskust. Ja selle taga on selline energia ja selline nagu vanasõna, mida öeldi minu kodus väga palju. Ja see on see, et tahtmine on taevariik, saamine on iseasi. See tundub ju tegelikult täiesti süütu lause. Aga mida see teeb inimesega? See tähendab tegelikult seda, et inimene ei julge mitte midagi tahta oma elus. Ta elab selles ellujäämises. Ta läheb hommikul tööle ja siis tuleb ja siis, kui ta on, aga tema sees on nii palju andeid ja võimeid ja inimene ei julge edasi liikuda, sest seal on nii suured nagu blokeeringud ees, et inimene kardab, et kui ta hakkab edasi liikuma, siis ta ei tea, mis tuleb, aga ellujäämine väga paljudele inimestele ei sobigi, sest mina sain selle koha, kus läbi ellujäämise ma pidin vaatama iseenda otsa, miks ma selles olukorras olen, miks ma ei jõua tööle minna. Ja need tegelikult kõik blokeeringud on need blokeeringud, mis tegelikult suruvad inimese sinna madalasse kasti ja inimene on kastis, aga tegelikult tal on nii palju andeid ja võimeid, aga ta ei usu endasse, sest üks nendest programmidest ongi see pool, mis siis tekitab, et mul ei ole võimalik tahta. Ja see tähendab tegelikult seda, et inimene läheb enesekaitsesse. Ja see on tegelikult, pane tähele, kelle reeglite järgi sa elad. Kas see on sinu enda reegel pandud, et ma ei tohi, kas see on sinu vanemate poolt või ühiskonna poolt või kooli poolt. Ja see paneb meeletu surve inimese sisse. Ja mida see tegelikult tähendab? Inimesel on ärevus, tal on ülekoormus, tal on pinge ja tal on pinge siin kolmandas silmas hästi tugevalt, sellepärast et see energia ei liigu siin tema sees. Ja mis ei liigu, on ka see pool intuitsioon. Sest sa ei kuule oma intuitsiooni, sest sul tulevad mingid loovuse mõtted, aga sa ei kuule neid, sest sa oled ellujäämises. Aga see on ülioluline aru saada, et meil on oluline tahta elus igasuguseid asju, sest tahtmine algab nägemisest. Nii et kuna see teema on minul ka praegust kogu aeg, seda vabastan kiht-kihi haaval, sest meil ei peaks ju prille olema. Sest kui mina sain kätte koodi, et me ei pea olema ärevuses depressioonis, siis täna ma ütleks ka seda, et mul ei peaks prille olema, et me tegelikult võiksime kõik näha. Nii et see on üks selline salakaval uskumus, mis siis tekitabki inimestele pinget, neil on prillid. Kuna ma ise ei ole seda kohta veel tervenisti ära lahendanud, siis ma lihtsalt jagangi sulle, kuna see oli minu suguvõsas väga tugevalt sees, see energia, see uskumus. Nii et pane sina samamoodi tähele, kas see on see pool, sest see lihtsalt tekitab inimestele ülekoormust, inimestele ei ole seda energia ei voola nende sees vabalt. Eriti kui sa oled ülitundlik veel, siis sa tunned, et pole jõudu, pole jaksu, mis toimub minuga. Siis see on üks nendest kohtades, kus sa tunned, et sa ei saa, sa ei tohi tahta mitte midagi. Aga ütlen veel kord, tahtmine algab nägemisest. Ja meie näiteks just see pool, et me aju loob pilte läbi selles mõttes see, mida sa soovid. Nii et kui mina olin 10 aastat tagasi voodis, siis mina visualiseerisin reaalselt, et mina olen laval. See oli ainuke koht, kus ma selles mõttes selle ära klikkisin, et kuidas siis olla sellest kohast väljas
ja ma visualiseerisin, et ma olen laval, ma räägin inimestega kõiki nendest oma loost ja kõikide teiste lugudest, mis minuga on kaasas käinud, et läbi selle inimene hakkab aru saama ja suudab samastuda ja saab aru, minu sees on ka selline teema. Sest meil on võimalik tahta, sa tohid tahta ja seal ei ole taga enam seda kohta, et keegi survestaks, sest et meie vastutame iseenda elu eest ja me ei hakka, sest kui me väldime neid tahtmisi, siis me ei saa elus edasi liikuda. Ja nüüd on see pool, et kõige suurem võib-olla on see, et me tahame midagi ja arvame, et me peame selleks palju tööd tegema, siis inimesed põlevad läbi, mida ma olen ka saanud kogeda. Aga kui sa paned selle, et ma tohin tahta avada oma andeid, ma tohin avada oma selgeltnägemist, ma tohin olla mina ise, täpselt selline, nagu ma olen. Sest et kõik need mustrid saavad alguse meie enda seest, kus meid on siis alla surutud ja see ei ole tahtlik. Me kõik inimesed, me elame täpselt nii, nagu meie keskkond on loodud, aga meil on täna vaja vastutus võtta ja muuta kõiki neid oma uskumusi, et energia läheks käima ja maagia saaks sinu elus samamoodi uue alguse. Nii et ma tohin kõike tahta ja see on turvaline. Ma tohin tahta kõike seda, mida mu hing soovib. Ja selle loa annad alati sina ise, mitte keegi teine. Nii et märka oma sees enda energiaid, et sa teaksid, et meil on võimalik täna tulla ellujäämisest elamisse, päris elamisse ja kuulata oma intuitsiooni ja kuulata oma siis seda, mida sina soovid luua. Nii et mina soovin luua kõigile neid teadmisi, mida mina olen 10 aastat kogunud ja jagada, et kõik inimesed saaksid olla terved ja rõõmsad ja nautida elu maa peal. Aitäh sulle, armas hing!